aitäh, et nii väikese etteteatamisega nii palju inimesi kohale tuli. Tõepoolest, tõepoolest olen südamest tänulik ja ma näen, et teid kõnetas see kiri, mis ma teile saatsin ja tegelikult olukord on ka päris tõsine. Ma ei ütle midagi traagilist, ma ei ütle kuidagi halvas mõttes, aga see on tõsine ja vajab kõikide inimeste arvamust ja sekkumist. Et aitäh kõigile nendele, kes siis kohale ei tulnud, aga praegu veebis on ja ma loodan, et need, kes ei saanud erinevatel põhjustel, on lähetuses, koolitusel või kuskil mujal, saavad siis selle kohtumise järele vaadata. Alustan kohe siis sellest, miks me kohtusime. Kohtusime sellepärast, et tegelikult juba päris mõnda aega on üleval teema, et mis saab kolledžitest edasi. Või mis üldse kolledžitest saab. Tegelikult on ammu üleval teema see, et mitte üheski strateegias ega arengukavas, mis on ülikooli poolt teostatud, ei ole kolledžid kuidagi eraldi ära mainitud, välja arvatud vist arengukavas seoses infrastruktuuriga on nii muuseas sõna kolledž sees. Mujal ei ole seda ära märgitud, kuigi ma olen arengukava koostamisel korduvalt ja korduvalt võtnud sõna, kirjutanud erinevatele osapooltele erinevatesse dokumentidesse sisse, et mingi plaan seoses kolledžitega võiks olla. Hetkel seda ei ole ja nüüd siis on tasapisi küpsenud siis erinevad seisukohad seoses kolledžite tulevikuga. Kust nad täpselt tulid, kas nad on seotud rohkem sellega, et olid rektori valimised, kas on see, et kolledžid on ise aktiivselt sõna võtnud või hoopis teised instituudid ja ka teised teaduskonnad on sõna võtnud. Igal juhul on see teema nüüd väga aktuaalne ja kes kuulas rektor Tiit Landi sõnavõttudes, siis tegelikult ta on ka selle välja öelnud, et kolledžite teema võetakse üles. Ja väidetavalt saab olema siis arengukavas, uut arengukava hakatakse koostama, eraldi siis plokk ka kolledžite jätkusuutlikkuse suhtes. Ja järgmisel nädalal on siis Tehnikaülikooli juhtide arenguseminar Laulasmaal, kus kahjuks mina ei saa osaleda, sellepärast et mul oli juba üle poole aasta varem planeeritud üks välisreis. Aga täna tuli väga positiivne sõnum. Erik Puura helistas mulle täna hommikul. Seal oli eraldi teema kolledžite ja instituutide põhimõtteliselt positsioon või jätkusuutlikkus ja positsioon Tehnikaülikooli struktuuris. Ja Erik Puura täna hommikul helistas ja küsis üle, et kas ma ei saa osaleda ja vähemalt ta ütles nii, et tõenäoliselt seda kolledžite teemat sellel seminaril arutelule ei võeta ja et eraldi toimub kohtumine seoses kolledžitega, nii et selline väike ajavõit on meil olemas. Et miks ma seda räägin, on see, et ma seda SWOT-analüüsiga teid natuke ka kiirustasin, kuna ma tahtsin selle SWOT-analüüsi ette saata sellele seminarile. Aga nüüd meil on natuke rohkem aega seda siis ka nii-öelda täita. Nii. Ja mis siis kolledžitest räägitakse? Miks see teema üldse üleval on? Et ma natuke tutvustan teile ka ajalugu, et minul on olnud õnn olla siis Virumaa kolledžis alates loomisest peale ja viimastel aastatel olla siis ka juhtpositsioonil ehk olla kursis siis erinevate juttude ja kõnede ja arvamustega, mida kolledžitest arvatakse. Et üldiselt Virumaa kolledžit peetakse tugevaks kolledžiks, selle vastu nagu keegi midagi ei väida. Kõik muidugi rõõmustavad, et kolledž saab palju raha seoses õiglase ülemineku fondiga, mõned kadestavad. Juhin tähelepanu, et sellest fondist suure osa saab tegelikult Tehnikaülikool, et ei ole päris niiviisi, et Virumaa kolledž, meie võitlesime koos Tehnikaülikooli abiga muidugi selle raha välja, aga Tehnikaülikool saab ka sellest väga palju. Nii et öelda, et Virumaa kolledžist siit väga palju saab, ei ole väga õige.
Nii, mis meile siis, et oleme tugevad, oleme tublid, oleme vajalikud, ettevõtted ütlevad, meid on seal vaja, mis meile siis ette heidetakse, et ma räägin nii, nagu asi on, miks ma ka palun, et me seda videot kuskile ei jaga, et ma ei ütle midagi valesti, aga ei ole mõtet tekitada asjatut tormi. Mis meile ette heidetakse? Vähenev teadustegevus. Ma pidin korraks veel kord hüppan tagasi ajaloosse, ehk siis omal ajal oli siis kolledžid moodustati selleks, et pakkuda õpet regioonis, kas siis nendele inimestele, kes seal regioonis töötavad, kes tõenäoliselt ei läheks õppima emaülikoolidesse, kas siis Tartusse või siis Tallinnasse. Ja kõik oligi hästi ja me täitsime oma eesmärki ja missiooni. Jaak Aaviksoo tulemisega rektoriks hakkas väga tihedalt meile tulema sõnumeid, et me oleme kutsekool pluss, kui me ei tee teadust. Et meil küll oli olemas põlevkivi kompetentsikeskus, mille me omal ajal siis Põlevkivi Instituudist üle võtsime, mingi osa sellest ja oleme arendanud ja kindlasti ei saa öelda, et me üldse teadust ei tee, et põlevkivi kompetentsikeskuse või praeguse kestlike keemiatehnoloogiate kompetentsikeskuse teadus-arenduslabor on teinud kogu aeg teadust, kuigi nad on suuresti tegelikult pakkunud ka teenuseid oma teadmuse põhjal ettevõtetele. Nii et see on olnud siiamaani selline ainus üksus, kes on ise nii-öelda raha teeninud või elanud siis nendest toetustest, mis on siis projektidest saadud. Seejärel liitus meiega Allan Niidu, see on ka meil Olga Leid ja Allan oli nõus siis tulema panustama Virumaa kolledžisse ja looma Virumaa kolledžisse oma teadusrühma, et Allan on meil siis nii-öelda kolledži esimene professor ja ta on minu meelest väga edukalt loonud siis oma teadusrühma siin Virumaa kolledžis. Ja tegelikult nullist alustada, praktiliselt ta tuli tühjadesse ruumidesse, ta tuli kompetentsikeskuse ruumidesse, aga ta alustas ikkagi nullist ja praeguseks tal on korraliku juba hulk doktorante ja minu meelest on ta väga-väga tubli olnud. Nii, siis läksid meil mitmed inimesed doktorantuuri õppima, kes siis Allani käe all, kes siis läksid teistesse instituutidesse, nii et ma julgen ikkagi öelda, et see Jaak Aaviksoo võib-olla päris kriitiliselt välja öeldud sõnum pani meid ka natukene liigutama ja panustama, et seda teadust Virumaa kolledžis oleks. Nüüd seoses õiglase ülemineku fondiga ja muidugi ma ei taha jätta mainimata Hella Riisalut, kes siis ütleme nii, et kui Olga oli alles veri värske ja asustus õppima doktorantuuri, kes siis vedas suures osas seda teaduspoolt selles kompetentsikeskuses. Nii ja seoses õiglase ülemineku fondiga tekkis meil erakordne võimalus. Esiteks see raha ei tulnud meile niisama kätte. See on kätte võideldud raha. See on väga pingeline ränk töö. Tõepoolest Tehnikaülikool toetas meid, aga see ei tulnud ka lihtsalt sõrmenipsust, et palusime, et toetage ja nad toetasid. See on keeruline teekond, aga me saavutasime selle, et meil on 2 meedet, meil on teadusmeede ja õppemeede. Õppemeedest saame me finantseeritud kõik meie õppekavad. Kui te vaatate oma neid palgalehti, siis te näete, et paljudel on need õppemeetme finantsallikad. Teadusmeetmest tekkis meil erakordne võimalus luua uurimisrühmad. Kas siis oma kolledži uurimisrühmad, mida on meil siis 4, ma igaks juhuks kordan veel üle, sest ma loen seda sellist nagu informeerimise koosolekuks, et kes ei tea, siis meil omal on praeguseks 4 uurimisrühma. Ühte juhib siis professor Allan Niidu, teist Olga Pihl, 3. Olga Dunajeva ja 4. Veronika Širokova. Nii et meil siis õiglase ülemineku meetmest saavad toetust 4 uurimisrühma, mis on sellised ametlikud uurimisrühmad, mis on siis nii-öelda Virumaa kolledži nimekirjas. Siiani oli neid 2. Ja lisaks on siis veel 7 uurimisrühma, mis saavad toetust õiglase ülemineku fondi meetmest, mida juhitakse Tallinnast.
aga suur osa meie tehnikavaldkonna akadeemilisi töötajaid kuulub nendesse uurimisrühmadesse ja isegi ka mitteakadeemilisi töötajaid. Nii et see on nagu erakordne võimalus kõikidel, ütleme 5-6 aasta jooksul kõikidel meie töötajatel, enamusel meie töötajatel proovida ära see võimalus töötada uurimisrühmas, tegeleda teadustegevusega ja kui see meede lõpeb, ega ma ei ole nii sinisilmne, et ma mõtlen, et kõik need 11 uurimisrühma me võtame üle, me ei peaks sellele koormusele vastu. Kui selle tulemusena tekib meil veel juurde 1-2 uurimisrühma ehk kokku siis 6 uurimisrühma Virumaa kolledžis, siis me oleme saavutanud praktiliselt uskumatu tulemuse. Nii et ma väga loodan, et see juhtub. Ja nüüd ühesõnaga, mis ma tahan sellega kõigega öelda, et me tegelikult oleme jõudnud päris kaugele ka, mis muudutab teadustegevust, arvestades, et meie ajalugu on nii väike, et me oleme saame alles sel aastal 25-aastaseks ja ütleme selle teadustegevusega, me ei ole ju nii pikalt tegelenud. Ja mis meile siis ette heidetakse, jõuan taas selle küsimuseni, heidetakse ette seda, et meil on vähe nii-öelda neid teaduspublikatsioone ja teaduspublikatsioone loetakse kõrgetasemelisteks teaduspublikatsioonideks, loetakse Q1 taseme publikatsioon, et kui aastaid tagasi oli selleks 1-1, siis nüüd on Q1, 1-1 ka muidugi. Ja tegelikult loetakse teaduskonnas neid teaduspublikatsioone, siis teaduspublikatsioon doktorikraadiga inimese kohta. Nii et selles mõttes see on meie nõrkus ja seda me peame tunnistama, ükskõik me võime endale siin õigustada kõike ja mina kindlasti toetan teid, aga ütleme, et teaduskonna vaates me oleme selles mõttes nõrgad. Teadusrahastuse, puhtalt teadusraha, meil on väga hea projektirahastuse taotlemise kompetents. Meil on tublid kompetentsikeskuse inimesed, kes teevad teenuseid, kellel on lepinguid, aga puhtalt teadusraha taotlemise tase on meil ka madal. Ja veel kord ütlen ära, et ma loomulikult ei süüdista kedagi, sest selleks, et teadusraha taotleda, siin võib-olla oskab Olga ja Veronika ja Allan ja võib-olla ka Fred ja kõik siin rohkem rääkida, kes meil siin doktorikraadiga on. See vajab uurimisrühma, see ei ole nii, et ma lihtsalt kirjutan ja siis saan. Et Tehnikaülikooli teadlased ise võitlevad omavahel, konkureerivad selle raha pärast. Tehnikaülikool konkureerib Tartu Ülikooliga, teiste ülikoolidega selle raha pärast, et seda teadusraha saada ei ole lihtne. Aga seda enam, kui sul ei ole nagu väga tugevat meeskonda. Et ma loodan, et meil need meeskonnad nüüd tasapisi on tekkimas. Meil on selle ja eelmise aasta jooksul liitunud päris palju doktorikraadiga töötajaid. Praegu ma nüüd peast ei oska öelda, see arv on meil päris suur. Ma just hiljuti tegin ühe väliskohtumise jaoks slaidi, et kas järsku 5-6 doktorikraadiga inimest, Natalja võib vahepeal peas kokku liita, on liitunud paari viimase aasta jooksul. Et see on päris hea tulemus. Nii et ja meil on mitmed inimesed doktorantuuri läinud, kes samuti loodetavasti siis nominaalajaga või lähiajal doktorikraadi kaitsevad. Nii et meil on nagu väga suur perspektiiv, aga hetkel me oleme tõesti nagu viletsamas seisus võrreldes teiste paljude instituutidega, mis puudutab teadustegevust. Nüüd, kui võrrelda õppetegevust, siis õppetegevuses me oleme praegu vist enam ei ole, aga mingil hetkel, vist aasta tagasi või 1,5 aastat tagasi ma võrdlesin, meie õppetegevuse maht on suurem kui terve loodusteaduskonna õppetegevuse maht. Loetakse tunde, eks ju, kui palju me semestris või aastas tunde õppetööd teeme. Nii et õppetegevuses me oleme väga tublid. Teadustegevuses me ei suuda konkureerida nende teiste instituutidega. Ja enam-vähem sama on siis teiste kolledžitega ja seetõttu on pidevalt kriitika, mis ma olen tegelikult juhtrühma koosolekul ka rääkinud, et meile sageli heidetakse ette seda, et me viime teaduskonna näitajad alla. Lisaks, kui õppetegevusest rääkida veel, mis meile ette heidetakse, on meie väga suur väljalangevus.
mis küll väidetavalt või Anu meil siin on näidanud, PowerPoint näitab, et meil nagu on paranemas, et aitäh teile kõigile, aga kuidagi ma näen veel ikka punases slaide, et millal tulevad need slaidid, kui me hakkame nagu, ma ei tea, sest näidatakse mingi viitega, eks ju, sest loetakse siis ühesõnaga meil on sisuliselt 4 aasta perspektiiv, et loetakse palju sisse astus ja palju siis 4 aasta pärast lõpetas. Sinna on veel tee minna, ma kogu aeg ootan, et nüüd kohe peaks nägema positiivseid slaide. Kuna ülikoolidele makstakse raha lõpetamise pealt, siis jällegi me viime tegelikult teaduskonna lõpetamise alla ja ma ei hakanud koguma kokku neid slaide, ma usun, et te usaldate, mis ma teile räägin, ma ilmaasjata sihukest juttu ei räägiks. On tegelikult see, et Tehnikaülikool kaotab ja inseneriteaduskond kaotab iga aasta raha selle tõttu, et on nii suur väljalangevus. Ja siis vaadatakse, Virumaa kolledž on esirinnas endiselt väljalangevuse poolest. See on nüüd sihuke negatiivne, eks ju. Vaadatakse siis meie otsa, et me viime ühelt poolt, me ei too raha sisse teadustegevusega. Ütleme nii, et meil on päris hästi teenustega, proportsionaalselt hästi. Muidugi on instituute, kellel on kõvasti rohkem parem teenust, nii-öelda see teenuste pakkumine, aga üldiselt kolledžitest me oleme kõige paremad. Aga samas on meil see väljalangevus, ehk siis ülikool ja teaduskond kaotab raha. Ja ühesõnaga, ega ma neid telgitaguseid nüüd täpselt ei tea, aga ikkagi on hakatud nüüd tõsiselt siis rääkima, et kolledžid tuleks inseneriteaduskonnast eraldada. Ma küsiks selle peale, et milleks oli vaja meid üldse liita. Meil oli jumalast hea elu. Uudo mäletab, me käisime Uudoga mööda juhtkonda ja ütlesime, et ärge liitke meid. Või ühesõnaga tõestasime, kui hea elu meil oli enne liitmiseta. Nüüd siis üks rektor meid liitis ja nüüd mingil hetkel teine rektor otsustab, et nüüd lahutame. Aga see ongi see probleem, et tegelikult ei ole neil nagu seisukohta kolledžite suhtes. Tõin ka näiteks rektorile, kui oli kohtumine rektori kandidaatidega teaduskonnas, et näiteks Tartu Ülikoolil esiteks oli ammu oma arengukavas sees Narva kolledži, seoses regionaalsete kolledžite, nii-öelda plaanid regionaalsete kolledžitega ja olulisus. Ja nüüd nad on teinud sellel kevadel, nad kinnitasid lausa Ida-Virumaa strateegia. Et kuidas nad suunavad oma jõud või pilgu Ida-Virumaale ja seal on toodud välja ka Narva kolledži tähtsus ja nii edasi. Ehk siis ongi keeruline olnud, et ülikool pole ise suutnud otsustada. Tore on, kui me raha sisse toome. Ütleme nii, et Tartu kolledžis on natuke kehvasti, seal nagu seda rahastust eriti ei ole, nad on suht miinuses. Meil tänu õiglase ülemineku fondile on päris hästi, aga selles mõttes nagu ei ole väga hästi, sest niipea kui me seadmed saame ostetud, käibemaksu oma finantseeringu makstud, siis me oleme ka kohe miinuses. Ja Kuressaare kolledžis on ka suhteliselt hästi, et nad on nagu projekti taotlemises päris tublid, aga nendel on üliõpilaste arv üliväike. Et nendel, ma praegu jälle, kui ma mingil hetkel vaatasin, see on ikka üliväike. Nendel on praegu järsku 2 õppekava ja seal on kuidagi igal juhul mitte, kuskil on alla 10 tudengi ja kuskil on alla 20 tudengi. Kokku mitme kursuse peale natuke rohkem, aga väga väike õppurite arv. Ja siis ongi nagu selline olukord, et mis siis teha nende kolledžitega. Variandid on siis olnud sellised, et kolledžid üldse teha 3 kolledžist mingi üksus, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, mingi üksus. Ja siis keegi hakkab seda juhtima. Täpsemaks ei ole mindud. Kes hakkab juhtuma, kust hakkab juhtima. On käinud mõte, et kuna tegelikult Mereakadeemia ei ole ka teaduskonna tasemel, ei ole võrreldav. Tegelikult ei tehta Mereakadeemias ka eriti teadust, aga ta on nagu suurem võrreldes kolledžitega. Ja et liita siis kolledžid Mereakadeemiaga ja teha mingi üksus. Nii, siis on mingisugune täiesti uus teema. Et näiteks Tartu kolledž ütles, et nendele on teinud siis ehitusinstituut ettepaneku, et nemad liidaks Tartu kolledži endaga ja teeks eraldi üksuse. Ma ei tea, kust see mõte on tulnud ja kuidas see kuskile jõuab, et tegelikult omal ajal Tallinna Ülikoolis kaotati ära teaduskonnad ja ongi ainult instituudid.
Et see on ka veel variant, see oleks mõnes mõttes, see oleks meie jaoks nagu kõige parem variant, sest kui iga teaduskonnad kaoksid ja kõik instituudid oleksid iseseisvad, siis ka kolledžid oleks põhimõtteliselt iseseisvad, sest me oleme instituudi staatuses. Aga ma ei ole sellest kindel, et selleni jõutakse. Ja seda instituutide teemat ilmselt hakatakse nüüd siis järgmisel nädalal arutama. Ja mis variant siis veel on? Siis on veel variant, mis siis, me ise oleme omavahel Tartu kolledži direktoriga rääkinud, on siis see, et kolledž võiks täiesti iseseisev olla. Tartu kolledž tunneb ennast ebakindlalt, nad on väikesed ja nendel ei ole sellist ka tugistruktuuri. Meil on väga tugev tugistruktuur, meil on IT-osakond, meil on õppeosakond, meil on, eks ju, kes tegelevad projektidega, meil on partnersuhete juht, meil on kommunikatsiooniinimesed, meil on keeltekeskus, meil on, ühesõnaga meil on, kes meil veel siin on, et ühesõnaga meil on nii tugev see tugistruktuur olemas, et me saaksime täiesti vabalt iseseisvalt hakkama. Aga teised kolledžid tõenäoliselt ei saa, sest nad sõltuvad ikkagi väga palju ülikoolist. Nii et kui nüüd niisi jämedalt öelda, et jällegi palun siis mitte jagada, ütlen, aga kes siis otsustab, siis jumal temaga. Kui mina oleks praegu peaks kuidagimoodi otsustama, siis mina lähtuks sellest, et Tartu kolledži sai ise hakkama, samas neil on hästi suur ehituse eriala vastuvõtt, isegi suurem kui Peamajas. Nemad tuleks selle ehitusinstituudiga liita, ehitusinstituut ongi kõige suurem instituut, see võiks täiesti iseseisvalt eksisteerida. Kuressaare kolledž tuleks taas Mereakadeemiaga, ma ei taha midagi halba neile, aga loogiliselt võttes, nad alles said sealt vabaks ja nad kindlasti ei taha seda, nad võitlevad viimse veretilgani, aga ma võtaks täiesti loogiliselt. Liita siis Mereakadeemiaga, aga anda neile siis mingi tugev iseseisvus. Ja meie võiksime siin eksisteerida ikkagi iseseisvalt, sest nagu ma ütlen, me oleme väga tugevad, meid on praegu inimesi juba mingi 85 pluss ühesõnaga. Et me oleme jälle kõvasti kasvanud, meil on oma tugiüksused, nii et me oleks võimelised täiesti iseseisvalt hakkama saada. Et vähemalt meie kolledži jaoks oleks see minu nägemus ideaalne. See on siis selline nagu sissejuhatus teemasse, et on teil praegu küsimusi? See variandid me ei ole Ei, see ei ole nagu välistatud, see on sul hea point, et kui jõutakse, et küsimus lihtsalt teised, kui ei kuulnud, et oli küsimus, et kas see variant, et me jääme teaduskonna koosseisu on välistatud, ei ole, keegi ei ole seda otsustanud. Et võib juhtuda, et me jääme, aga seal on ütleme nii, et nagu ma ütlesin, et instituudi juhid on seal kriitilised ja siis on millegipärast loodusteaduskond võtnud sõna, et inseneriteaduskond on liiga suur tänu sellele, et sinna kolledžid kuuluvad ja loodusteaduskonna poolt on väga tugev surve, et kolledžid ära võetaks inseneriteaduskonnast. Et ma ei tea, mis seal tagamaid veel võib olla, ma saan rääkida ainult seda, mida ma olen kuulnud ja mida ma olen aru saanud. Kohvilauas räägitakse sellest kogu aeg ja peame kohtuma ja peame arutama. Et see on umbes aasta, sellest räägitakse. Peame kohtuma, peame arutama. Kolledžite juhid küsivad, et loodetavasti meid ka kutsutakse arutama. Ja siis kuuleme, et kuskil on arutatud. Nüüd siis kutsuti, aga nüüd mina ei saanud osaleda, aga loodetavasti siis nüüd tehakse ikkagi enne suve eraldi kohtumine. On veel küsimusi? Kui ei ole, ma praegu lihtsalt tahan teile näidata, et tuletan meelde, et Virumaa kolledžis on tegelikult, me oleme kolledžist üldinfo ja meil on olemas oma kus kadus arengukava. Meil on olemas oma arengukava ja tahan öelda, et enamus instituutidel ja kolledžitel ei ole oma arengukava. Meil on arengukava alates sellest ajast, kui me olime iseseisvad. Meil oli isegi oma isiklik registrikood. Nii et sellest ajast meil on arengukava olnud ja kui te mäletate, vanemad olijad teavad, et me oleme ühiselt seda arengukava ka koostanud. Nii et ma tõesti soovin, et te tutvuksite ka selle arengukavaga aeg-ajalt ja seda tuleb uuendada. Siin on konkreetselt arenguplaanid aastaks 2025. See on päris mahukas dokument, me oleme püüdnud kirja panna kõik meie jaoks olulised teemad. Ja tuletan siis ikkagi meelde, et see missioon on tegelikult olnud viimase 10-15 aasta puhul ikkagi eelkõige siis õppe
pakkumine, nii ütleme tasemeõppe kui ka ümberõppe, täiendkoolituse pakkumine, aga me oleme sisse toonud ka selle, et panustada ettevõtete teadus-arendus- ja innovatsiooni tegevusse. Et see on kogu aeg meil nagu olemas olnud, nii et see ei ole meie jaoks midagi uut. Ja oleme siia siis ka kirja pannud erinevate alapunktide alla, et millega me siis tegeleme. Et just see, et me oleme suunatud päriselu probleemide lahendamisele. Üks tugevus, mis meil kindlasti on see, et meil on tihe koostöö ettevõtetega. Ma usun, siin on mitmed inimesed, et siin Kalle, Heiko, Karle, keegi veel võivad tunnistada, et sageli Tehnikaülikooli inimesed käivad meilt küsimas, kuidas me seda koostööd ettevõtetega teeme. Rääkimata praktikale saamiseks ja nii edasi, et see on meie tugevus, et meil on nagu isiklikud suhted, õppejõududel, töötajatel isiklikud suhted, me teeme koostööd ettevõtetega, väga lihtsalt tulevad, lihtsalt selles mõttes, et me palume ja ettevõtted võtavad meid vastu, käivad siin nüüd siis rahvusvahelisel konverentsil jälle Raine Pajo tuleb inspiratsioonikõnet pidama, et me oleme nendel ikkagi väga lähedased partnerid, sest nad tunnetavad, et mujalt spetsialiste ei saa. Ei tule väga palju Tallinnast või Tartust neile spetsialiste siia tööle. Et lisaks sellele, et meil on see paindlik õppekorraldus, sessioonõpe. Suured ülikoolid, nüüd Tartu Ülikool on läinud ka sessioonõppe peale ja Tehnikaülikoolis tipa-tapa läheb ka sessioonõppe peale, aga keegi ei taha töötada nädalavahetustel. Et ma olen alati öelnud ja ütlen ka, et teie oletegi selles mõttes tublid ja kangelased, et te olete leidnud selle võimaluse. Ma tean, et see on raske kodust eemal olla, lastest eemal olla, aga siiski me oleme nagu aru saanud, mis missioon meil on siin piirkonnas ja me oleme leidnud selle võimaluse, et ka nädalavahetusel välja tulla ja kõik, mitte ainult õppejõud, ka tugitöötajad, ka projektiinimesed, et kui vaja, siis tuleme nädalavahetusel välja, sest meil on siin oma missioon kanda. Ja mitte julgen öelda, et ülikoolis on vähe neid inimesi peamajas. Aga ma ei ütle, et ei ole. Kindlasti see teaduse sidumine õppega, et ega seda ei saagi kunstlikult siduda, mida rohkem on meil doktorikraadiga inimesi, mida rohkem meil inimesi töötab teadusrühmades või õpib doktorantuuris, seda rohkem me saame ka seda õpet teadusega siduda. Näete, siin on professuurid, vähemalt 4 oli mul siis mis aastaks 2025, 4 me ei suutnud. Üks on meil nii-öelda soolas. Hetkel, ma mõtlen, et kui me oleks iseseisvad, võib-olla me saaks neid professuuri kohti ka natuke teistmoodi, et oleks suurem sõnaõigus. Aga üks professuuri koht on meil loodud ja loodetavasti juuni lõpuks tuleb meil otsus ja meil saab 1. juulist olema teine professor. Nii et struktuurikeemia professor, ootame siis energeetika professorit, ootame IT-professorit või automaatika või mingit selle valdkonna professorit. Nii et mina tegelikult usun, et meil oleks vaja tõesti, kui me saaks veel IT-valdkonna või midagi sellega seotud valdkonna professori ja energeetika professori, et siis me oleks nagu väga oma eesmärgid täitnud. Nii, siis tõepoolest see, mis me teeme ka panus ühiskonda, mitte ainult koostöö ettevõtetega, et me oleme ettevõtetele head partnerid, me reageerime, me sõidame kohale, me viime läbi täiendkoolitusi, aga samal ajal me töötame ka järeltulijatega, see tähendab seda, et kooliõpilastega, vähem juba nende väikeste lastega, sellepärast, et peale seda, kui meil moodustati teadusrühmad, ei jätku meil väga palju ressurssi enam nende pisikeste lastega tegeleda, ehk siis me pidime midagi kompenseerima, aga gümnaasiumiõpilastega kindlasti meil see koostöö toimub ja siin nii kommunikatsiooniinimesed kui programmijuhid, kui õppejõud, kui tudengid käivad ikkagi praegu väga massiliselt koolides meie erialasid tutvustamas. Ettevõtlusega tegelemine, et nüüd kuna meil on uurimisrühmad, kes peavad hakkama teenuseid pakkuma ettevõtetele, siis on see jälle taaskord hoogustunud ka nendel uutel uurimisrühmadel.
noh, kuidas see liikmeskonda ja teid kõiki puudutab, see isiklik karjääritee, et me oleme alati rääkinud, et tegelikult teil kõikidel on võimalik käia täiendkoolitustel ja juhin tähelepanu, et meil on see õppemeede, mis võimaldab kõikidel õppejõududel, kes on vähegi seotud selle meetmega, meil on praktiliselt kõik õppejõud õppemeetmega seotud, käia lähetustes, käia välisülikoolides, käia õppimas, ainult, ma tean, et ajaprobleem on. Saaks kuidagi korrutada seda kõike, eks ju, aga noh, ühesõnaga see võimalus on maksimaalselt olemas. Ise leiate koolituse, ise leiate stažeerimise võimaluse, käia ettevõtetes kõik. Meil on tugimeeskond olemas, kes teid toetab ja aitab ja saate käia. Et noh, tänan kõiki, kes said osaleda siis eelmisel nädalal lähetuses kohtumisel Malaga ülikooliga, et oli väga kasulik. Marianne vist ei ole saatnud, aga saadab lähiajal, kus me palume siis teha kokkuvõtte, et mis kasu keegi sellest kohtumisest sai. Aga ma sain aru, et seal tekkisid juba isiklikud kontaktid, et Karoliina, ma sain aru, läheb sinna loenguid lugema ja mingisse uurimisrühma kaasatakse. Ma Olga ja Allani kokkuvõtet täpselt ei tea, mingi kontakt tekkis teil ka seal, jah, Olga? Et saame siis, kui Marianne kogub selle info kokku, et automaatika oli seal heal tasemel, et Sergei kindlasti saab kokkuvõtte teha. Nii, kindlasti oleme tudengeid kaasanud rohkem kui kunagi varem. Rahvusvaheline üliõpilaskonverents on meil tulemas juba sel neljapäeval. Nii et kasutan võimalust, et kutsun teid kõiki kuulama, et väga palju võib-olla väljapoolt neid kooliõpilasi kuulama ei tule. Kutsun üles, kui teil vähegi on võimalus, kutsuge oma tudengid kuulama ja kui vähegi võimalus, tulge ise kuulama, et hindame nagu neid tudengite pingutust, et nad tulevad ja valmistuvad selleks konverentsiks. Noh, rääkimata need välised PIP-projektid, et see on uskumatu lausa. Et ma ei mäleta, kuidas see üks õnnetu PIP meil kunagi algas, ma isegi ei mäletagi, et see oli siuke, täpselt ei teadnud, mida seal teha ja kus, aga nagu ma Marianne jutust aru saan, et ei ole ta ülikoolis väga populaarne, sest küsitakse Marianne käest nõu, et kuidas me seda teeme ja nii edasi. Ja nüüd meil on absoluutselt igal rakenduse erialal, igal aastal üks PIP. Kes ei tea, mis on PIP-projekt, see on siis, kuidas ta täpselt lühend on või see Blended Intensive Program, jah. Et põhimõtteliselt on ta siis nii-öelda nendele või tudengitele üle erinevatest riikidest, kes tulevad siis siia kokku ja lahendavad siis ettevõttega seotud päriselu probleeme. Nii et see rahvusvahelistumine on meil ka hoogustunud ja esmakordselt sel aastal tõenäoliselt tuleb meil ka siis ülikooli töötajate PIP, ehk siis tulevad ülikoolidest erinevad inimesed ja me siis juunikuus viime selle läbi. Nii et selles mõttes need teemad on meil ka päris hästi kõik kaetud. Ja õppe- ja teadustaristu, tänu muidugi sellele 2 meetmele õiglasest üleminekufondist meil kunagi pole sellist tohutut võimalust olnud, et teadusrahastus on meil ligi 5 miljonit eurot ja tegelikult õppeseadmete hankimiseks ei ole isegi nagu konkreetselt ära määratletud, aga iga programmi juht teab, palju tal seal on võimalik hankida, nii et need summad on ka päris suured. Nii et ma ei oska lubada, kas kunagi veel sellist võimalust tuleb, aga see on tõesti erakordne võimalus ja ma arvan, et paljudel ülikoolidel Eestis ei ole seda võimalust. Panus siin rohe- ja digipöördesse, et ise saate täpselt lugeda, et lisaks aktiivselt osaleme siis ka ühes vesinikuprojektis, nii et on meil nagu väga erinevad teemad kaetud. Nii et minu sõnum siis praegu siia juurde on, et ikkagi lugege, tutvuge, mis on meil plaanid, vaadake, hinnake, kas need plaanid olid realistlikud ja kas ja uuel aastal, tähendab õppeaastal, ma mõtlen, alustame siis uue arenguplaani tegemist juba siis järgmisel. Hetkeseisu ja arenguvõimalusi ja arenguvajadusi lähtuvalt erinevatest kriteeriumitest ja siis aastaks, kuidas on 2025, kuidas on 2030 ja kuidas on 2035. Ma lihtsalt jagan teiega, kuna sellega oli hästi kiire. Aitäh, kes oma arvamused mulle saatsid. Et ma lihtsalt näitan teile, et siin praegu enam seda muuta ei ole võimalik, aga ma lihtsalt kommenteerin teile, et kuidas siis ma seda nagu näen.
et teaduslik tase, teadustulemused sel aastal ma hindaks on 4, sest tõepoolest väga kriitiline on. Iga aastaga läheb see tunduvalt paremaks tänu sellele, et meil on tekkinud uurimisrühmad. Siis riiklik finantseerimine, see on siis see raha, mis tuleb riigi poolt ehk meile, mida antakse ilmselgelt, kui praegu meil võetakse ära õhvi rahad, siis me ei tuleks oma eelarvega välja. Inimeste arv on juba nii suur, et meil peab olema tegelikult see riik mingisugune suurem toetus või mingisugused projektid. Siis väline konkurentsipõhine finantseerimine. See on siis pigem selline nagu see õhvi raha. Siin ma hindasin väga suhteliselt kõrgelt, et alati võib paremini ja ma loodan, et see läheb ka paremaks. Ettevõtluskoostöö on praegu selline so-so, üle poole, et me siiski teeme päris tugevat, siin ei ole öeldud, kas teadusvaldkonnas või õppevaldkonnas, aga võib hinnata siis nüüd natuke üle keskmise ja hindasin siis ka seda potentsiaali, nii et ta tõuseb. Akadeemiline järelkasv, päris hea, kuna meil on tulnud ikkagi väga palju noori inimesi, meie lõpetajad on jäänud meile tööle. Ja ma loodan, et see muutub paremaks, kuna uurimisrühmadesse tulevad doktorandid, kes võib-olla loodetavasti jäävad meile ka tööle. Teadustaristu. Teadustaristu hetkel meil, ma hindasin 4, kuna meil praktiliselt oli ainult kompetentsikeskuse ja rakendusliku keemia uurimisrühmal teadustaristu, aga arvestades, et me saame rahastuse õhvist, siis hindasin, et see kindlasti nende aastatega kasvab. Õppetaristu minu meelest on meil ideaalne, ma lihtsalt ei tahtnud 10 panna, sellepärast võrreldes teiste instituutide ja ka nende õppetaristu on väga-väga vana. Et meil on ikka väga hea ja arvestades seda õhvi raha veel, põhimõtteliselt võib meil osta, mida hing igatseb. Meil ei ole kunagi sellist aega olnud. Hoonestu, siis siin ma natuke muutsin, kes nägid minu esialgset hinnangut, siis see oli mul natuke positiivsem, aga aitäh Kallele, kes juhtis tähelepanu, et kui me praegu veel mahume ära, siis tegelikult me lähiajal ei mahu ära. Ja kui me tahame laieneda, et siis meil tegelikult on vaja teadus-arendusteenuste pakkumiseks on meil vaja juurde ehitust. Nii et selles mõttes panin siia ka sellise siis vähenevas, aga natuke optimistlikumalt, vähenevas trendis selle hoonestu, et kindlasti kui keegi peab küsima, ma kirjutasin selle kommentaari ka siia juurde, et miks see kehvemaks meil läheb. Ongi see, et meil uurimisrühmad tekivad, meie võimekus kasvab, aga hoonestu vajab ka arendamist. Rahvusvahelistumine minu meelest on meil päris hästi, aga on siis tõusvas trendis. Töötajate arv on meil ikkagi väga hea. Selles mõttes, et ütleme, et mõned ametikohad on puudu, aga üldiselt on meil päris hästi, et sellepärast ka mitte 10. Töötajate heaolu võtsin omale vabaduse. Aga eks te saate ise küsitluse põhjal seda asja muuta. Ja eestkõneleja roll ühiskonnas, mina arvan, et kolledžis on Ida-Virumaal ikkagi meiega arvestatakse, ettevõtted arvestavad meie erinevate inimeste arvamusega, meie töötajatega, nii et julgen arvata, et on päris suur. Võib-olla mitte terves Eestis, aga siin ei ole ka öeldud, et Eesti, vaid on ühiskond. Meie ühiskond on suuresti ka Ida-Virumaa, need ettevõtted ja meil on ikkagi väga palju kõneisikuid, kelle poole erinevatel põhjustel pöördutakse ja nende arvamus on oluline. See ma lihtsalt tutvustasin teile, et sellise Exceli siis saatsin ära. Nii, aga ma läheks nüüd korraks veel tagasi, mis ma teile näidata tahtsin, on siis see SWOT-analüüs. Aitäh kõigile, kes on siia juba üht-teist kirjutanud, nagu ma ütlesin, et kohe ütlen, ma ei saanud kuidagi muuta, et siia pääsevad ligi need nii-öelda varasemad kolledži listi liikmed. Millegipärast ma ei saanud muuta, et kõiki siia kutsuda, et nad suhteliselt uued töötajad, kes on ilmselt mingi paari aasta jooksul liitunud, vist ei pääse siia ligi, aga kui te ütlete, et taotlete sissepääsu, ligipääsu, siis ma kiiresti saan seal teile ligipääsu lubada ja te saate kõik sisse siia.
Et soovitan teil kas või lugeda seda ja ideaalne, kui te muidugi oma kommentaarid siia kirja panete. Kommenteerin ainult nii palju, et mõned punasega tehtud asjad. Ma tegelikult jagasin seda kolledžite direktorit, ka mitte seda faili, vaid enne, kui ma teiega jagasin, mul oli jagatud kolledži direktoritega ja mõned asjad on siin Tartu kolledži direktori poolt kirjutatud, ma ei hakanud neid ära kustutama, et te näete, seal on Tartu kohta kirjutatud, et see on Tartu kolledži direktori poolt täiendatud. Aga las ta olla sellisena, nagu ta on, et pärast ma kannan siit sellised olulisemad asjad meie ühisfaili edasi. Nii et aitäh kõigile, kes on lisanud. Ma olen siia pannud siis nii-öelda 3 mudelit, et kolledžid jätkavad inseneriteaduskonna koosseisus, ehk see on praegune olemasolev mudel. Ja siia oleks hea, kui te lisaksite ka, et mis on see positiivsed asjad, mis on need tugevused, et mis annab meile see, et me oleme inseneriteaduskonna koosseisus. Samal ajal, mis on need nõrkused? Ma ei hakka neid läbi võtma, sest ma olen siin juba 3 tundide aega kulutanud. Mis on võimalused? Mis võimalused annab see, et me oleme teaduskonna koosseisus? Ja samal ajal, mis on need ohud? Et lugege läbi, kui teid midagi kõnetab, kirjutage kas kommentaarina, nii nagu siin Marika ja Hella on kirjutanud, või kirjutage, tehke uus rida, kirjutage sisse, et tõepoolest on hästi oluline kõikide arvamus, et pärast ma komplekteerin selle ja sellest saab siis meie selline ühine seisukoht. Mudel 2 on siis see, et kolledžid saavad iseseisvaks struktuuriüksuseks. Oota, ma nüüd mõtlen. On ka segane. See on siis täiesti iseseisvaks. See on siis nii, et Virumaa kolledž oleks täiesti iseseisev. Oota, kus see nüüd? Nii. Et mis on siis see tugevus? Mis on need nõrkused, mida me kaotame? Saabki võrrelda, et praegu me oleme võib-olla kõik ei oska seda hoomata. Lihtsalt te saategi oma tunnetuse järgi seda kirjutada. Et kindlasti meil me jääme väga palju infoväljast võib-olla välja, mida praegu teaduskonna sees jagatakse, võib-olla ka mingisugune, ütleme, et ikkagi need juhtimis- ja halduskulud meil lähevad suuremaks tõenäoliselt. Nii et koostöö väheneb, kes mäletab, kui me iseseisvad olime, siis meil oli ilmselt väiksem koostöö teiste instituutidega, praegu meil on ta ikkagi küll tänu UFile selline suurem koostöö, aga mõelge, mis siis võiks olla. Ja 3. mudel on siis see, nagu ma ütlesin, et kolledžitest, ma jätan praegu Mereakadeemia välja, kas ta on sees või ei ole, et kolledžitest moodustatakse eraldi ühine struktuuriüksus ühe juhtimise alla, et mis siis seal võiksid need plussid ja miinused olla ja mis on siis nagu võimalused ja ohud. Et oleks hea, kui saaksime sellise dokumendi. Pange oma mõtted siia kirja, ma teeks sellest siis sellise üldise dokumendi, saadan teile kõikidele tutvumiseks ja jagan siis teiste kolledžite juhtidega. Ja oleme siis valmis selleks, et kui toimub siis kolledžite ka arutelu, et missugune selline toimiks mudel, et siis meil võiks oma seisukoht olla selles suhtes. Aga siis mitte lihtsalt emotsionaalne seisukoht, vaid ongi välja toodud tugevused ja nõrkused, saamegi nad nii-öelda lauale panna. Nii, see oli see asi. Ja nüüd 3. asi, millest ma siis kiiresti räägin, on siis tagasiside küsitlus, mis teil kõigil täna on postkastis. Jah. Ei. Jaa, seda keegi ei arutle. See küsimus tuleb siis, kui otsustatakse Virumaa kolledž kinni panna. Ei, ma ütlen, et see ainult siis tekib see võimalus. Siis ma lähen haridusministeeriumisse ja ütlen, et palun luua Virumaale uus kõrgharidusasutus, aga Tartu ei anna ka oma Narva kolledžit ära. Nii et nii nagu Virumaa kõrgkool kunagi oli. Aga ei, see kindlasti ei ole. Esiteks Tartu ei anna ära, et seda teemat oleme varasemalt arutanud, et võiks lihtsalt selline organiseeritud asi olla, aga ei, kindlasti mitte. Et seda... Nad kuuluvad ka ja nad sotsiaalteaduskonna alla kuuluvad. Et samamoodi nagu meie kuulume sinna. Aga ma ütlen, et ülikoolil on mingi strateegia selles suhtes. Nii, on veel selle kohta küsimusi?
Et siis küsitlus, et täna kõik töötajad, kes on töölepinguga töötajad, said küsitluse. Palun kindlasti täita, palun näidake oma pühendumist sellega, et te täidate selle küsitluse. Kui te ei leia, andke Nataliale märku, Natalia kindlasti abistab, võib-olla kellelgi on rämpsposti läinud, minul ta tuli ilusti postkasti. Et pääsesin, Kanter Emor teeb siis küsitlust, seal on selgitus ka teile kõigile juures, miks selline küsitlus on tehtud, tegelikult ongi see selleks, et ära otsustada, mis kolledžitest saab. Ja minu sõnum on siis see, et nii nagu kõikidel varasematel aastatel, üle aasta tehakse seda küsitlust, muidu tehakse sügisel, nüüd siis kolledžitele tehti erand. Minu sõnum on, täitke nii, nagu te tunnete, et on õige. Täitke ausalt, täitke, aga ja see ei ole mitte ähvardus, vaid see on nagu realism. Et iga teie sõna taga, mida te kirjutate või märgite, vaadake ka seda, et mis siis nagu mulje jääb sellel, mis kokkuvõte sellest kõigest tehakse. Et kui tugev on meie organisatsioon, kas me, ma ei tea, näeme, et on võimalik areneda, kas teie isiklikult näete, et on võimalik areneda? Ehk siis tegelikult, veel kord ütlen, mina ei ütle teile ette, kuidas vastata. Vastake ausalt, aga teadke lihtsalt, mõelge. Ühesõnaga, minu mõte on see, kui te vastate, te lihtsalt keskenduge ja mõelge sellele, et ärge vastake lihtsalt niisama. Praegu on igal teie vastusel kaal. See on oluline. Ma näitan nüüd oma seda küsitlust, ma huvi pärast vaatasin, ma kohe näitan paar asja, mis ma tahtsin teile näidata. Ma panin siia kirja omal. Nii, oota, kas ma saan seda suuremaks ka teha, ma ei tea. Panin mõned kiiresti. Ei, ma ei saa. Ühesõnaga, ma loen teile ette. Ma ei tea, kuidas seda märkmelehtel teha. Et järjekordselt on küsimused Tehnikaülikooli kohta. Ja mult on küsitud, kas terve ülikool või Virumaa kolledž. No mina ei oska ka öelda, üldiselt ikkagi Tehnikaülikool, aga pange siis see parem vastus kirja. Ma ei tea, kui Virumaa kolledžis on midagi parem kui Tehnikaülikoolis, siis hinnake nagu Virumaa kolledžit ja kui et ma ei oska öelda, tegelikult tahetakse ilmselt ülikooli kohta, aga sel juhul ma ütlen, et Virumaa kolledži kohta ei ole üldse küsimust ühtegi. Ehk siis, mina kutsuks üles, nii nagu ma siin olen kirjutanud, et TalTech võrdub Virumaa kolledž. Et te töötate Tallinna Tehnikaülikoolis. Üksus on Virumaa kolledž. Kui teie hindate ja kuskil on kirjas, et on hinnanud Virumaa kolledži töötaja, siis ikkagi te hindate Virumaa kolledžit. Ühesõnaga, võtke siis selline lähenemine, et te hindate Virumaa kolledžit. Nüüd, seal on sellised kommentaaride kohad. Ärge jätka neid täitmata. Mõelge rahulikult. Kirjutage, aga kirjutage juurde lihtsalt, et Virumaa kolledžis on nii. Mitte lihtsalt öelge, et miskit on head või halvasti. Lihtsalt öelge Virumaa kolledžis, ma ei tea midagi. Ühesõnaga see Virumaa kolledž kirjutage sisse, et sealt kommentaaridest tuleb välja, et mitte lihtsalt ülikoolis ei ole hea, vaid Virumaa kolledžis on hea või halb, nii nagu te otsustate. Nii, ja mul on palve, et seal on tegelikult võimalus teil mitu juhti valida. Et otsene vahetu juht, see on siis nii, kes ei tea, kes ta on tema vahetu juht? Äkki märku. Meil oli lausa koolitus selle kohta. Nii, ma loodan, et kõik teavad, et te kuulute mingisugusesse üksuses. Vaadake kodulehelt, palun. Vaadake kodulehelt, kes on teie vahetu juht. Päriselt kodulehel on kirjas. Kes kinnitab teie puhkuse, aga seda te kodulehelt ei näe. Te võite veel lähetuse vist mina kinnitan, jah. Ikka ühesõnaga kodulehel on kirjas, kes on teie vahetu juht. Mina ei ole kõikidel vahetu juht. Mina olen need, kes on nagu ilma juhita seal. Nendel olen mina vahetu juht. Aga teistel on mingisugune üksus või midagi. Mõni võib-olla kuulub mitmesse koosseisu. Siis teil on, ma kohe jõuan selleni, teil on võimalik veel teine juht valida. Te saate tegelikult kahte hinnata.
Nii et palun vaadake, kes on teie otsene juht, hinnake otsest juhti ja mul on suur palve. Kui teil on see teine juht ka, need, kellel ei ole kahte juhti või isegi need, kellel on kahte juhti, palun hinnake mind ka, et mina olen teie teine juht. Ma ei ole esimene juht, ma olen teine juht. Ja need, kellel ma olen ainus juht, kes ei leia omale teist juhti, no teie saate jätta kas hindamata või kui te teate veel kedagi, keda hinnata, siis võite hinnata. Et lihtsalt see oli mingil hetkel segadus. Et palun siis kõikidel, siis kellel vähegi on võimalik hinnata ikkagi kahte juhti. Nii. Ja nüüd ma ei tea, ma tahtsin näidata ainult ühte kohta siit sellest. Nii, miks ma siin olen? Küsitlus näeb siis välja. Ärge vaadake nüüd minu vastuseid. Ma tegin lihtsalt prooviversiooni, tegin täpike. Karle, ma tegin lihtsalt täpikesed, et lihtsalt liikuda edasi, et vaadata, mis küsimused ära. Ma hakkan otsast peale hindama. Need ei ole ette nähtud. Ma tahtsin lihtsalt näidata. Nii. Ei, keegi ei pildista, keegi ei tee screenshot'e. Nii. Ma tahtsin, ma rohkem siis ei näita. Tahtsin rohkem näidata, aga ma ei saa, sest see on järel vaadata. Ja? Ma tahan näidata seda kommentaari kohta. Näiteks, millised on teie kommentaarid ja ettepanekud oma töö, sisu ja arenguvõimaluste suhtes? Nii, et siis see on see koht, kus te võite kirjutada sisse Virumaa kolledžis. Ma ei tea, tunnen nii või naa või tunnen puudust sellest või sellest. Et see on see koht, kus saate Virumaa kolledžis. Ja nüüd ma rohkem ei näita, sellepärast, et sealt tuleb mingil hetkel vahetujuht, leppisime kokku, see on kodulehelt ja siis tuleb teine juht ja see võiks siin olla mina või kui teil on 2 juhti, siis te saate valida, kas mina või siis teine juht. Aga ja mõnel on ka Tehnikaülikooli juht, et see on teie otsustada, kas te valite kedagi sealt või ei vali. Nii, ma panen selle nüüd kiiresti eest ära. Muidu öeldakse, et ma kuidagi survestasin teid. Nii, on küsimusi selle kohta? Mis mul kirjas on või? Kusjuures kommentaar kadus ära, sest mina täitsin kõik kommentaarid ära. Mina kirjutasin... Ei, me ei tee seda. Mina kirjutasin sinna, jah. Ma olen positiivne inimene, ma olen optimist. Vot. Aga minu loeb vähe seal, see loeb, mis teie kirjutate. Nii et veel kord ütlen, ma kedagi ei survesta, mina survestan ainult 2 punktis, et kõik vastaksid ja kõik vastaksid ausalt. Nii et see on ka nüüd salvestatud. Nii, kui kas veebis olijatel on kellelgi küsimusi?